tere tulemast saatesse Entreprenööritajad. Mina olen Rita. Ja mina olen Greta. Täna on meil külas ülimuhe ja tegus glam naisterahvas. Jumestuskunstnik, grimeerija ja meigikoolitaja. Greta armastab öelda, et Raili on tema väeloom, sest Raili huumorisoon on alati nii on point. Tere tulemast saatesse, Raili. Jei, tervist. Väeloom. Ja ma päris tõsiselt mõtlen seda, sest ma olen eile õhtul, kui me koostasime küsimusi sinu saate jaoks, siis ma tegelikult kogu aeg naersin sinu meemide üle, et sul on väga-väga hea huumorisoon. Ma väga hindan inimesi, kellel on hea huumorisoon. Jah, sama, et kui sulle need meeldisid, et siis järelikult klappis. Järelikult on õige see, et sa oled täna siin. Järelikult on õiged inimesed kokku saanud siia keskväljakule. Kui kaua oled sina olnud meile siis meigi ja ilumaailmaga seotud? No tegelikult see on mul justkui nagu teine siis karjäär elus, et kunagi ma alustasin finantssektorist ja siis tegelikult ma selle finantssektori lõpuaastatel juba tegin natukene ka nagu ilutöid, et ma arvan, et nüüd aastates kokku äkki 12 aastat äkki olen nüüd nagu selle sees olnud ja siis täiskohaga siis umbes 9 jooksab äkki või. Väga pikalt. Kas see on 9 aastat siis olnud nagu eraettevõtjana või oled sa ka olnud paralleelselt näiteks kellegi alluvuses? Ei, ikkagi eraettevõtjana, et Eestis ei ole sellel valdkonnal, põhimõtteliselt nagu saab olla palgatöötaja ka, aga sa peaksid siis olema nagu kuskil, ma ei tea, Estonia teatris või mingisuguses nagu riigiasutuses tööl, et välja arvatud siis Rahvusringhääling on ju. Aga põhimõtteliselt jah, et teatritöötajad on palgal, aga ülejäänud Eestis siis tegutsevad grimeerijad on ikkagi, kõik on kes iganes siis on valinud endale selle juriidilise keha sinna taha, et on see siis OÜ, on see FIE, mis iganes see nagu on, aga ikkagi pigem eraettevõtlus. Aga kuidas see sinu teekond siis oli, et kuidas sa avastasid, et olla meigikunstnik on just see sinu ala? No tegelikult see asi jõudis ikka ikkagi läks väga kaua aega tagasi, et ma mäletan, et juba 10. klassis ma käisin oma elu esimesel siis koolitusel, mis oli tegelikult mõeldud, see oli mõeldud tegelikult selle jaoks, et sa lähed ja õpid endale midagi nagu tegema, aga ma teadsin, et ma ei ole huvitatud siis endale nagu õppimast või ma ei tea, võib-olla ma arvasin, et ma oskan juba piisavalt hästi, aga ma tahtsin siis just võtta nagu modelli kaasa, et ma tahtsin, et see koolitaja siis juhendaks mind, et kuidas teisele inimesele seda sama kõike nagu teha, et ühesõnaga jah, et 10. klassis mul juba tegelikult oli nagu, ma nagu nautisin seda protsessi ja ma teadsin, et see nagu mind tõmbab. Aga loomulikult sellel ajal ei olnud see nagu justkui nagu mingi elukutse vaata, mida teha, et toona oligi grimeerija, et kas sa olidki nagu kuskil teatris, ma ei tea, vehkisid seal kuskil teles teha või filmides, aga sellist nagu ilujumestajate nagu asja ei olnud toona üldse nagu olemaski. Ja siis kuna ma olin ka kõva nohik ja matemaatikasõltlane ja nii edasi, siis ma läksin hoopis nagu finantssektorisse peale siis kooli, et jäi see nagu see grimm jäi või nagu see iluvaldkond jäi sinna taha nagu kogu aeg nagu foonile nagu tiksuma, aga sa ei võtnud seda kunagi siis kuidagi tõsiselt, et see võikski olla sinu väljund, et see tundus alati kuidagi selline nii-öelda hobi korras midagi toredat teha, aga mitte midagi sellist, millega edasi minna elus. Tead, ma arvan, et ma oleks, selles mõttes, et sellel ei olnud nagu, ma arvan, seda tõsiselt võetamisega ei olnud nagu midagi pistmist, sest ma ütlengi, et mind see teater ei kõnetanud, on ju, et teatrigrimm mind ei kõnetanud otseselt mingisugune filmigrimm, et ma tahtsingi nagu ütleme nagu, ma ei tea, mingid ajakirjad ja mingid nii edasi asjad, aga ma räägin, et see sellel hetkel ei olnud, internetiavarused ei olnud nii laiad, et sa oleksid üldse näinud, et seal oleks mingisugust väljundit Eestis olnud, on ju, mis tõttu oligi see, et ta nagu jäi seetõttu nagu taha plaanile, et ma arvan, et kui toona oleks olnud juba siin nagu need, ma ei tea, staarmeikarid ja kust iganes oleks sulle peale kütnud seda infot, on ju, mis turul tegelikult toimub, on ju, et siis võib-olla oleks see nagu minu siis huvi asja vastu olnud nagu kuidagi nagu sügavam, on ju, või et ma oleks siis nagu kiiremini jõudnud selle oma kutsumuseni, aga oli väike detour. Ma just tahtsin küsida sult, et tol hetkel, kui sina alustasid, täna on meil väga palju, tugevalt see turg üle kuumenenud ilu ja meigi tegijatel. Tegelikult Googled ainult ja sul tuleb väga palju erinevaid inimesi välja, kes on kas siis teevad hobi korras või on päriselt lõpetanud kõik need koolid ja käinudki
vähe sellest, et sa teed ainult krimmi, eks ju, sa tegelikult pead teadma ka väga ju näohooldusest, näohoolitsustest, toodetest, mida sa paned näkku, on ju. Et kui sina alustasid, kui palju, kas sa oled see nii-öelda vanakooli gäng veel? Kas sa mäletad, kui palju oli tegelasi, kui ütleme nii-öelda tõsiselt võetavaid jumestajaid või grimeerijaid või meigikunstnikke, kui sina alustasid? Pilt oli kindlasti teine tol hetkel ju. Selles mõttes pilt oli teine, et ega tänapäeval on ka natukene keeruline võib-olla nagu seda hoomata, et ega tegelikult minu arust on nagu väga tore, et neid tegijaid on väga palju, et see nagu natukene lükkab neid nii-öelda kauem turul olijaid nagu lükkab sealt mugavustsoonist välja, et nad peavad ka nagu actually ajaga kaasas käima ja ütleme olema siis tänases päevas, et aga toona ma ei tea, neid võib-olla oli natukene nagu vähem, aga see põhiring on ikkagi üsna väike tegelikult, kes Eestis nagu ma arvan, teeb suurema osa tööst ära. Sa mainisid ennem igasugused koolitused ja et sa jätkuvalt arendad ennast iga kord või iga mingisuguse aja tagant ma kujutan ette, eks ju. Kuidas üldse on olnud sinu teekond siiamaani, kus sa nagu, ma küll lähen natuke nüüd algusesse tagasi, aga kuidas saada heaks jumestajaks või grimeerijaks? Kas see on kool, mida sa hakkad kõigepealt käsitlema või sa hakkad endal katsetama või on need kõik kokku? Ja mis sa näed, kas Eestis on väga head koolitajad? No mina alustasin kõigepealt sellest, seal 10. klassis ma käisin tõesti sellel koolitusel, aga üldiselt enamus aja ma ju selles mõttes nagu tegin endale ise. Asi päädis siis sellega, et kuni ma mingil hetkel oma toona siis seal finantssektori kolleegidele tegin, siis nad juba käisid mingite ürituste raames minu juures Krimmis, on ju. Aga siis ma kogu aeg mõtlesin, et mul ei ole mingit paberit, et kuidas ma ikka nagu nüüd raha küsin ja et siuke nagu, et kui siuke põlve otsas veeretamine ja siis ma lõpuks otsustasingi, et ma lähen õppima, läksin Eesti Meigikunstnikuühenduse meigikooli toona ja tegin nagu kõik need sellised nagu baasasjad selgeks, on ju, mis on nagu väga oluline, on ju, et sa tead, kuidas, ma ei tea, kogu see hügieen, kogu see erinevad nahad, kõik asjad nagu baasteadmised saad sealt ikkagi kätte. Aga ma arvan, et heaks grimeerijaks saab ainult siis ikkagi läbi praktika, et sellest, et ei saa seal nagu ainult siis nagu koolitustel käimisel nagu puhul ei saa seda nagu teadmist ja seda nagu oskust, on ju, ja muidugi ainult praktikast ka nagu ei piisa, on ju, et nagu sa pead ikkagi teadma, miks sa mida kuhu paned, on ju, et aga Eestis jah, ma arvan, et Eestis on väga häid grimeerijaid, et selles mõttes, et ma ei oskagi öelda, kas Eestis on väga häid koolitajaid, Eestis on väga häid grimeerijaid, kes võiksid koolitada. Aga Eestis ma ütleks, et on nagu vähe siis nagu neid puutepunkte, kus siis nagu ütleme, algajal jumestajal on nagu, ma arvan, väga lihtne nagu selles mõttes neid koolitajaid on nagu palju. Aga kui sa oled juba turul tegija, et neid on küll nagu üsna ikkagi tikutulega leida, et kus on nagu täiendkoolitusi siis juba tegev grimeerijatele. Et pigem on päris populaarne praegusel hetkel see, et grimeerijad, kellel on seal väga ikkagi konkreetsed juuksuripaberid, kellel mis, on ju, panevad lihtsalt oma väikse pundi kokku, et kui on siuke nagu kergem hapukurgi hooaeg, kus sul ei ole väga palju projekte ja lihtsalt teevadki nagu enda lõpuks siis nagu koolitavad 11. Kas sinu jaoks on ka samuti, et konkurenti ei ole, on ainult see, et igalühel on oma käekiri? Selles valdkonnas kindlasti. Ma ei oskagi öelda, siin on nagu nii palju nagu muutujaid, et grimeerija puhul sul ei ole ju, no jah, et võib-olla tõesti nagu meesterahvaste grimmis võib-olla see on nagu väiksem faktor, on ju, et igaüks sul suudab võib-olla selle puudri sinna peale ära panna, aga ma arvan, et muus osas, mis puudutab pruute või ütleme nagu, ütleme lihtsalt erakliente, et seal on nagu ikkagi väga suur, ma arvan, et see karakteri ja selle lähenemise küsimus, et kui personaalne see lähenemine on, kui hästi see grimeerija juba seda klienti tunneb, on ju, et kõik need sellised asjad, et ma ütlengi, et ma võin teha pildi järgi sama grimmi, mida tegi teine grimeerija, aga ma ei saa kunagi 100% sama tulemust, on ju, et see ikkagi nagu, ma arvan, et nagu see on ikkagi kunstivorm ja seda ei ole võimalik nagu selliselt duplikeerida, et me nüüd räägime ainult nagu, ma ei tea, et sa lähed ostad Selverist või Coopist piima, on ju, sa vaatad ainult hinda, on ju, toode on sama. Et grimmi puhul sul ikkagi päris nii ei ole, et sa lähed ühte õhtumeiki ja teise õhtumeiki ja vaatad hinna järgi, et see, ma arvan, on vale lähenemisvorm, et sa ikkagi näed seal nagu tulemuse järgi võib-olla või selle enesetunde järgi.
kuidas sattuda üldse sellisesse valdkonda, et teha filmide jaoks krimmi? Ma tean, et sa oled teinud, ma guugeldasin eile su kohta. Ma tean, et 2 oled sa vähemalt nimekirjas, mis vähemalt härra Google välja andis. Kuidas sa sinna sattusid? Mind huvitab, kuidas ERR ja kuidas üldse film? No Eesti Vabariigis on ikkagi selline vaba turumajandus on ju, et kui suuremates riikides ja siin meile kõige lähemal siis näiteks Soomes on ju toimub krimmiteenuse ostmine, vahet ei ole, kas sa ostad lihtsalt nagu ilujumestust, ostad sa eriefekti krimmi, ostad filmile, teatrile, kui iganes, või no okei, teater on eraldi, aga kui sa ostad ühesõnaga krimmiteenused, siis on nagu selle jaoks on olemas nagu siis erinevad agentuurid. Eestis selliseid asju ei ole. Kas sa arvad, et see on hea või halb? Ma ei oska isegi öelda, et selles mõttes, et Eesti on nagu nii väike, et kui sa teed kuskil nurgas nagu kehva tööd, on ju, et siis see nagu levib sama kiiresti kui see, kui sa teed väga head tööd, mis tõttu ongi nagu Eestis selline nagu suust suhu soovitus pigem nagu liigub, on ju, ja ikkagi see on selline nagu kontaktide äri, et keegi tutvustab sind kuskil kellelegi, ma ei tea, kontaktid levivad ka selliselt, et kui mina näiteks ei saa mingit projekti või klienti võtta, on ju, siis ma nagu alati annan nagu enda jaoks usaldusväärsed inimesed. Juba siis see inimene võib-olla nagu esimest korda puutub selle mingi produktsioonifirmaga kokku, produktsioonifirmad ja igasugused ütleme produktsioonifirmad ju meil teevadki ju erinevaid filme, et mina juba etteruttavalt võin öelda, et mina eriefekte üldiselt ei tee. Ma olen küll koolitatud neid tegema, aga see ei ole nagu midagi, mida ma nagu naudin, on ju, ja õnneks kõik, kes minuga kokku puutuvad, teavad seda, et ehk siis pigem ma käingi filmidel tegemas kui on nagu mingi kiirelt vaja, et ühesõnaga tempo on, ma arvan, minu trump on ju nende filmide ja sarjade peal, et ja teles samamoodi on ju, et selles mõttes, et pigem nad juba teavad, on ju, et kui on vaja kiirelt kuskil mingit massi teha ja mingit möllu kütta. Kas meikeritele pigem ei meeldi neid eriefekti igasuguseid haavu või ma ei tea, mis iganes teha, et kas on selline suur nokitsemine, et pigem on nagu see, et nokitseda mulle ikka meeldib, aga mulle lihtsalt ei meeldi eriefekti neid teha, et isegi kui ma vaatan filmi ja näen seda verd, on ju, ma tean, see on kunstveri, on ju, siis ma võin ikkagi ära minestada, on ju, aga lihtsalt on see, et see on nagu asjaarmastajate teema, et meil on Eestis väga palju väga häid eriefekti grimeerijaid, lihtsalt nagu müts maha nagu selle talendi ees, et ja vot nemad on need, kes naudivad, on ju, neid igasuguseid laipade tegemist ja haavade tegemist ja nagu nad lähevad nagu hulluks, nad teevad ühesõnaga, et see on siuke nišivärk rohkem. Tead, mulle tundub jah, et selles mõttes, et see on nüüd on see siuke uue Eesti teema, et see on nagu, et nagu natukene saame hakata siin juba nagu niše valima, et mina olen teadlikult sellest eriefektist nagu eemal hoidnud, on ju, ja eks see nõuab ka nagu seda, et sa pead ju kätt soojas ka hoidma, on ju, et palju sul siis Eestis siin nagu tavagrimeerijana seda Halloween tuleb, on ju, siin korra aastas on oktoobri lõpus ja ongi kõik, on ju. Sa oled maininud paari korral, et sa teed telesse. Kus saadetes näiteks võib sinu kätetööd imetleda? No põhiliselt võib seda siis imetleda Eesti Rahvusringhäälingus siis teen põhiliselt. Aktuaalne kaamera, ma ei tea, spordi erinevad saated, Välisilm, Ukraina stuudio, ETV2-s teen lastesaadet Nova ja igasuguseid selliseid eriprojekte seal teles ikka nagu selles mõttes liigub, et. Ehk siis sinu töötunnid on ka sisuliselt ainult siis õhtud, ma saan aru? No tegelikult on see nagu uudiste plokk hakkab ikkagi sul keset päeva, et seal on ikkagi päris palju inimesi vaja korraga nagu saateks valmis teha, et jah, siuke nagu, ikkagi väga kaootiline on see tööaegade asi. Sind on keset tööd ka välja kutsutud? Meil on olnud mingisuguseid filme ja sarju, mida me oleme jah niimoodi, et kell 11 õhtul on call time ja siis võttesse minnakse kell 1 öösel. On ka olnud selliseid, see pangasari, mis siin paar aastat tagasi tuli, et pangasarja me tegime väga, ma ei tea, väga tihti oli see, et call time oli kell 4 hommikul, et Kas on selline valdkond, kus natukene see glamuur ja kõik see, mis seal taustal toimub, see ongi sel hetkel, kuidas ma ütlen, need inimesed, kes hakkavad telesis esinema, ma lihtsalt filmides olen näinud, et see niiviisi käib. Ma lihtsalt kujutan enda peas praegu ette, kas on päriselt ka niimoodi, kas Eestis ka niimoodi toimub. Et siis sul on terve trobikond rahvast
kes siis sahmivad selle ühe inimese kallal, kes annab talle mingisuguseid neid väikseid kaardikesi, mida ta ette hakkab lugema, siis järgmine umbes sätib tal on pintsliga silmas, kolmas paneb mikrit. Kas see käib päriselt ka niiviisi või? No see on osa sellest, aga see ei ole ikkagi igapäevane osa, et see on võib-olla nagu sellistel eriprojektidel või mingisugustel otsesaadetel on ju, et nagu ma praegu just lõppes ju kadalipp on ju, et valimissaadete puhul kindlasti oli selliseid hetki, kus sul inimene jookseb 50 sekundit enne otse-eetrit tuleb alles majja vaata, no siis sa pead kõik asjad talle korraga ära tegema. Mis sa teed siis? Kas sul on ka mingi emergency kahur, millega sa lased neid siis, et kui neil on vaja meiki näkku? No see on ikka mega strateegiline. See nagu mu rekord on vist 1,5 minutit enne otse-eetrit jõudis mulle naisterahvas krimmitooli. Heli oli vaja veel külge panna, nii et tal ei olnud veel seda nagu isegi pandud seal. Ja siis sa nagu lihtsalt, sa vaatad selle laseriga lihtsalt nagu üle. Sa vaatad need põhi nagu strateegilised punktid on ju, et mida sa jõuad. Et mida sa jõuad seal üldse teha vaata on ju. Ja siis põhimõtteliselt ongi nagu kütad see minut lihtsalt turbot ja paned lihtsalt nagu valid oma relvad, ütleme siis jällegi, et mida sa siis seal lähed nagu taga ajama, et seal ei ole. Väga stressi rohkem, ma pean ütlema. No ütleme nii, et ei ole lebo jah, et on lebomaid päevi, aga üldiselt ega ankrud, kes igapäevaselt käivad eetris, et ega nagu nad on ka inimesed, et ega nad ka ei taha, et selline nagu möll neil kogu aeg nagu ümber on või et mitu inimest neid igas suunas seal sahmib ja kes tuleb, annab mida kätte, et. Kas see siis tähendab seda, et nad tulevad juba mingisuguse põhjaga tulevad sinna, et nad päris hommikuse ärkamisega ei tule siis jah? Oh my god, seal tuleb igast asju näed. Et see selles mõttes, et nagu nad lihtsalt, meil on olemas Krimmi graafik on ju, mis on nagu piibel, millest peaks kõik, kes nüüd kuulavad on ju AK-st, et kuulake nüüd on ju, et sellest peaks iga sekundiga ühesõnaga kinni pidama, et meil ei ole seal, otse-eeter tuleb peale, meil ei ole sinna kuskile midagi nagu lükata, aga nad tulevad väga rangete siis nagu ütleme siis ettekirjutustega, et kuidas neil peavad olema juuksed pestud, puhtad, kammitud, nägu ikkagi tegelikult peaks olema 100% puhas. Sa ütled, et see on tegelikult väga stressirohke ja see ei ole üldse, see ei halasta tegelikult, ütleme laias laastus. Ei üldse mitte, jah. See on väga tugevad jooned sellele, et ise ka kui ettevõtja sellest nagu manageerida, see on väga suur iseloomujoon, mida ka üks ettevõtja võiks omada. Et tegelikult siin pead olema rööprähkleja igas ametis. Kuidas sa tunned, et sinu ettevõtlusteekonnal, kas see sobibki sulle, et olla mitmel tasandil nii-öelda, sa pead ajaraamidest kinni hoidma ja samas jälle sulle meeldib ka see lebonpäev, vaata? Ma nagu isikuna nõuan nagu tohutult, mul on vajadus siis sellise nagu stabiilsuse ja turvatunde järgi. Kui on graafikud, siis ma tunnen ennast väga hästi. Kui inimesed peavad nendest kinni, ma tunnen ennast väga hästi. Minu puhul on see, et ma muutun rööprähklejaks sellisel juhul, kui siis mingil hetkel tuleb igasuguseid ootamatusi nagu sisse. Et ja neid tuleb ikka elus sisse, aga sellisel hetkel ma tunnen, et ma küll haldan selle olukorra nagu lühiajaliselt ära, aga see ei ole koht, kus ma tahaksin siis pikalt nagu aega veeta, on ju. Et need on nagu sellised lühiajalised stressifoonid, mis on nagu minu arust nagu okei. Sa mainisid, et sa olid tegelikult finantssektoris, aga sa ei tundnud, et sa saad nüüd raha vastu võtta sellepärast, et kuna sul ei ole neid pabereid, et pärast seda, kui sa said paberid kätte, kas sel hetkel sa kuidagi tundsid, et nüüd ma tohin raha vastu võtta või sa juba võtsid raha ka varem vastu? Ei no mul on selles mõttes raha mulle ikka alati meeldinud, et raha ma võin ikka enne ka küsida, aga lihtsalt, et nüüd ma tundsin nagu turvalisemalt ennast. Kas sel hetkel sa tegid ka oma OÜ esimest kord või millal sa tegid seda? Tegelikult ma selle OÜ tegin oluliselt varem mingis ajahetkes ma kunagi tegelesin ka siis network marketingiga, kus siis oli vaja mingi juriidiline keha luua komisjonide saamiseks ja nii edasi tagasi, sinna ma väga ei viitsiks täna minna. Aga põhimõtteliselt OÜ oli mul juba loodud, et tegelikult et mul ei olnud nagu seda hetke, et ma nüüd tegin selle paberi ära ja et nüüd ma teen siis nagu OÜ ja vot nüüd ma hakkan arveid kirjutama ja nii edasi tagasi, et alguses sul ju satub väga palju, alustaval krimeerial on ikkagi väga palju eraisikuid, on ju, kes siis nagu ei arvelda nagu arvetega, et selles mõttes seal ongi, et kas pangaülekanded või sularaha arveldus, et aga plussiks oli see jah, et kui mingil hetkel sa hakkad seal ütleme mingitele meediagruppidele või ütleme ettevõtjatele nagu hakkad teenust pakkuma, et siis oli mul lihtsalt OÜ keha oli juba olemas ja ma sain selle alt hakata nagu siis toimetama. Sa mäletad oma esimest värbamist ka, kui sina kui meikar eraldi siis
suuremale ettevõttele see koht, kus ei olnud su klientuuri olnud ainult eraisik, vaid nüüd lisandus ka ütleme. Et esimene arve, mida me esitasime. Just. Kellele see arve number 1 läks? Ma peaks seda vaatama, ma isegi ei mäleta, võib-olla mingi Ekspress Grupp. Ma arvan, et see oli mingi ajakiri. Kas sa mäletad ka, et kuidas see kontakt tekkis? Ma nii kaugele enam ei mäleta, aga kui ma kunagi finantssektorist hakkasin väljuma, siis ma tegin koostööd siis ka selle sama meigikooliga, kus ma ise õppisin ja sealt siis ma osutasin tegelikult neile teenust, et ma ei olnud nagu seal palgatöötaja, vaid ma osutasin teenust, et tegelikult käis nendega arveldamine täpselt samamoodi arve alusel, aga siis see, mida ma siis koostöö raames nendega tegin, oligi see, et ma tegin erinevaid individuaalkoolitusi seal, ma juhtisin nende seda ühte meigibrändi, millega siis ma tegin erinevaid ka mingeid koolitusi ja ma võtsin seal erakliente vastu ja nii edasi, et kuidagi see nagu need ka juriidilised kliendid hakkasid minuni hästi võib-olla naturaalselt kuidagi nagu tulema, et ma ei oskagi sellele nagu enam näppu peale panna, et mille kaudu nad lõpuks tulid ja noh, nagu nii-öelda see kontaktiring ka sealt finantssektorist ju noh, mingil hetkel nad ju käisid, noh, olid ka mu kliendid. Tundub, et sa hoomamatult muutusid siis ettevõtjaks. Absoluutselt. Et meile siin saates meeldib ka küsida, et kas ettevõtjaks sünnitakse, kuidas saab? No minul tuli tõesti nagu selliselt, et ma arvan, et see fakt, et ma olen ettevõtja, noh, ma arvan, et see jõudis minu mõteteni üldsegi, sest ma arvan mingi võib-olla heal juhul 2 aastat tagasi, et siis see oli nagu. Sa oled tegelenud 11 aastat. Ma olen tegelenud 11 aastat, aga see ei olnud nagu, no ma ei oskagi öelda, et sa ju lihtsalt teed oma asja ja esitad nagu arveid selle eest, et see ei olnud nagu see, et ma nüüd kirjutan, ma ei tea, kuidas see tavapärane on, et kirjutan selle äriplaani, noh, mida ma olen ka elus nagu palju kirjutanud, aga lihtsalt, et kirjutada oma äriplaani nii, siis ma võtan omale raamatupidaja, siis ma nagu teen mingi arvepõhja, nüüd ma teen omale mingi SWOT analüüsid ja panen oma 5 aasta mingi plaanid paika ja kes mul seal koostööpartnerid. Ja siis sa ei järgi neid kunagi, sest elu läheb ikka oma teed pidi. Et mina nagu selles mõttes et sellist klassikalist mudelit siis nagu ettevõtluses ei järginud, et mul kuidagi tuli see iseenesest, et oligi, et OÜ tegelikult mul oli juba loodud, aga ma olin ju palgatöötaja sellel hetkel, kui ma selle osaühingu nagu tegin, on ju, et see noh, otseselt ju ei tähendanud mulle selles mõttes midagi, et see oli viis, kuidas noh, mingil hetkel kuskilt, ma ei tea, raha välja võtta komisjonide näol, on ju, et ühesõnaga, et see ei olnud nagu, minul ei olnud nagu see ettevõtluse teekonna algus selline nagu justkui teadlik, vaid ta nagu jõudis ise minuni, et nüüd noh, tänasel päeval tõesti jah, et ma nagu noh, vaatan ikkagi, mis on nagu, kuhu ma ettevõtte nagu aeg ja raha läheb ja kus see tolm tuleb nii-öelda, et selles mõttes nüüd ma vaatan seda pigem nagu sukest nagu organisatsiooni, aga noh, brändi nagu isiku brändiga on seda nagu päris võib-olla nagu siuke hoomamatuga teha, et see on nüüd nagu noh, ettevõtlusvorm. Kas sa oled grimeerija, jumestuskunstnik, meigikunstnik või kuidas sinu tiitel? Ma arvan, et ma ise kutsun ennast grimeerijaks ikkagi. Ja kui sa hommikul ärkad, siis kas ärkab Raili kui Raili või grimeerija, kes on siis ettevõtja? Noh, ma arvan, et siuke 99% ajast ärkab ikkagi grimeerija. Et see on siuke nagu võib-olla viimase aasta siuke struggle, et leida see Raili ka sealt lõpuks nagu jälle üles, on ju, et hommikuti sealt Raili ikkagi sealt linade vahelt välja tuleks, on ju. Ja sa arvad, et see on indikaator selleks, et sa tegelikult täiega naudid, mida sa teed? Absoluutselt, et see on nagu selline nagu sõltuvust tekitav, et kui sul nagu justkui, noh, ma ei tea, et lihtne on ennast tegelikult enda töösse nagu ära uputada, on ju, et ja noh, kui on, kus tuleb ka. Kui on, kus tuleb ja kuna selle töö iseloom on ka nagu selline, et tihti ma ju käin nagu päike ja kuu kõikide teiste oma sõprade ja ütleme pereliikmetega, on ju, et noh, mina olen võib-olla keset teisipäeva, kolmapäeva, ma olen nagu vaba, on ju, et nagu let's go, teeme midagi, on ju. Nemad ootavad hirmsasti ootavad nagu reedet, on ju, et saaks nädalavahetusel midagi teha, et aga mina pigem teen nädalavahetuseti tööd, on ju, et ehk siis see ongi nagu ka tinginud selle, et kui mul siis ongi see kolmapäev või teisipäev või mis iganes päev vaba ja tuleb mingi kõne sisse, et nagu noh, mingi projekt vajab tegemist, on ju, siis ma vaatangi, et aga no mis ma siin ikka üksi istun, vaata, lähen siis teen ära, on ju, et see on ka võib-olla nagu see noh, et sul ei ole nagu seda
nagu koorelahutajad seal vahel on ju, et sa Jaa. teeksid nagu vahet, et milline on siis vaba aeg ja milline on tööaeg, et Aga milline on kõige suurem erisus, mida sa märkad, et sa teed erinevalt siis enda igapäevaelust ja siis see hetk, kui sa täpid sisse sinna oma Grimeeria olemisse? tead, see on nii hägune, et see on ikka väga hägune, et pigem mul on nagu see, et ma olen viimase, ma arvan, mingi poole aasta jooksul teadlikult hakanud ütlema asjadele ei, on ju. Et ma olen teadlikult võtnud siis seda aega, et kui mul on nagu ongi see Raili aeg, on ju, või vaba päev, on ju, et ma tean, et okei, et ma võib-olla pean mingisugusele projektijuhile seal mingi kiirelt mingi asja ära nagu vastama, siis ma reaalselt panen taimeri, et 30 minutit ma nüüd tegelen siis nagu mingite asjadega, mis vajavad tegelemist ja rohkem ma ei tegele nendega, et ehk siis ma ütleks, et see on päris suur protsess, et nagu mentaalselt ennast siis nagu sealt lahti harutada, et on nagu tööraili ja Kas sa vaba raili. Kas sa võid arvata, et kas see on indikaator sellest, et sa oled mingist teatavast tasandist saanud ise ka aru, et I've made it? Et sa saad nüüd öelda ei? Sest vaata, kui sa alustad selle teekonnaga, siis sa sageli ju tegelikult alguses ütled kõigele jaa, sest jumala pärast äkki keegi kukub ära, siis sissetulekud kaovad ja kõik muu. Kas see võiks olla sinu puhul indikaator selle suhtes? No ma arvan, et selles mõttes jah, et ma tunnen, et ma ei pea enam nagu mitte kellegile ennast nagu tõestama, on ju, et nagu see keegi võib ka olla vabalt, et ma ei pea ennast endale tõestama, on ju, et noh, kas ma just nagu tunnen, et I made it nagu või midagi, aga mingisugused projektid on okei, kui teevad neid teised inimesed, on ju, et ma nagu selles mõttes ei sure selle pärast ära, kui ma seda kõike projekte vastu ei võta, on ju. Samas on nagu see, et meil kõigil on nagu 24 tundi ööpäevas, on ju, et kui sa ütled mingitele projektidele ei ja noh, kõik projektid ei ole ju sellised, mida sa ju tegelikult actually tahadki nagu ju teha ka, on ju. Et siis sa vabastad ka nagu oma aja nende projektide ja inimeste jaoks, kes millele siis sa nagu. tahad jaa öelda, millele sa tahad jaa öelda, et ma arvan, et ja noh. Kas sa praegusel hetkel tunned üldse mingisugust survet ka seoses turundusega? Me just enne ju rääkisime sellest, et nagu võib ju guugeldada, et sealt tuleb igasuguseid asju välja, et tegelikult noh, olgem ausad, et noh, et sa pead nagu pildis olema, et sul peab olema nagu mingi koht, kuhu sa siis suunad oma siis kliendid või et ma ei tea, kui su klient läheb kuskile üritusele ja keegi näeb ja hirmsasti soovitab mind, et see inimene peab saama kuskilt siis nagu noh, näha mu töid ja kontakte ja noh, et sa pead nagu kuidagimoodi pildis olema, aga seda, et teha nagu nüüd nagu mingisugust aktiivturundust, no ma ei ole näinud selleks nagu mingisugust otsest nagu vajadust. Mitte kunagi või nüüd viimane aeg? No ma arvan, et ma ei ole seda nagu aktiivturundust mitte kunagi teinud. Et tegelikult sa on alati reisinud nii-öelda sinu teosed, sinu looming inimeselt inimesele, et inimesed lihtsalt soovitavad. Jah, no üksikud, mul on alati niimoodi, et ma olen tohutu nagu noh, mulle meeldib oma Excelis istuda, on ju, ma olen oma Excelit seal ettevõtlusvormis, ma mõtlen, olen pidanud siis alates sellest, kui ma oma esimese kliendi võtsin, on ju, ja mul on nagu noh, see oli ikkagi kirjas, kus see klient tuli, kelle soovitusel ta tuli, mis teenuse ta võttis, kuhu ta läks, kuidas ta maksis ja üldjuhul läbi aegade on ikkagi vähe neid, kes on nagu, ma ei tea, scrollisin Instat ja nägin sind, vaata, et sellist asja üldiselt on nagu vähem, on ju, ja ma arvan, et see natukene on ka nagu selles kliendi kaliibris kinni, et kes see siis nagu guugeldades otsib omale Grimmi ja kes siis nagu mingid teisi teid pidi, on ju, et. Mul tekkis üks väga huvitav küsimus siin taustal, et vaata sa ütled, et sa ei näe selles mõttes aktiivturundusel praegu vajadust, on ju, aga samas jälle ütled, et sa ütled mingitele projektidele ei. Ehk siis sisuliselt tähendab seda, et rahalises mõttes oled sa nagu ka heas kohas endaga. Et aga kui juba pildis ennast hoida, ma lihtsalt arutan, mitte et see otseselt sinu näite põhjal peaks olema, aga et kas mingil hetkel sa tunned, et sa saad oma teenuse hinda tänu sellele ka tõsta palju rohkem, et sul jääks vaba aega, et siis sisuliselt saada teha neid asju, mida tahaks Raili teha, mitte see Grimeeria. No hinnateema muidugi, me selles mõttes, et sa ei pea selle jaoks ettevõtja olema, et vaadata nagu, mis hinnad turul teevad, on ju, ja kui sa nüüd oled ettevõtja ja osutad mingit teenust, siis sa pead ikkagi oma asjadega nagu kaasas käima, on ju, et ehk siis see hinnatõus on nagu ikkagi möödapääsmatu, on ju. Aga sa võid ju ise ka nii-öelda
näha enda väärtust, mida sa lood, sul on juba oma klientuur, et sa võid teha ka selle nagu ekstra sammu tegelikult ka, et võib-olla, mis on see täitsa keskmine, sest absoluutselt. Inimene teab, et kui tuleb sinu juurde, et mis see väärtus on tegelikult. Et ma arvan, et ma tegelikult tegin, loomulikult, et ma nagu olen nagu läbi aegade ikkagi seda hinnatõusu tekitanud, on ju, ja mingi periood, ma isegi ei mäleta enam, mis aasta see oli, ma tegin täiesti teadliku nagu siis hinnahüppe, et see oli ikkagi päris suur hüpe, ma arvan, et see võis toona olla mingi 40% või midagi sellist, on ju. Ja ma tegin selle kuidagi nagu teadlikult, sest ma sain ka aru, et klient lihtsalt nii palju muutub, kui sa paned oma hinna teistpidi paika ja ma mäletan, et see aasta mul ei ole vist enne seda ei olnud ühtegi aastat, kui mul oleks olnud nii palju esikaane photoshoot'e, nii palju võib-olla mingisuguseid selliseid suuri projekte, on ju, et sa hakkad nagu, ütleme nii, et sa vahetad natuke tiiki. Kust sul tuli see julgus 40% lisada? Kas see oli nagu sinu enda random mõte või? Tead, ma ei mäleta, kas ma kuidagi moodi sattusin oma mingite, ma olen väga õnnistatud oma klientidega, mul on nii paljudest erinevatest eluvaldkondadest kliente ja kuna ma ise olen ka siuke nagu kerge nagu kapo, et ma küsitlen neid inimesi, kes mul istuvad, et põhimõtteliselt ma võiks ka seal mingi podcast'i püsti panna, on ju. Ja siis kuidagi pane lihtsalt mikki, et ärme lase seda nüüd raisku, seda kogu nagu head mahlast infot, mis sealt tuleb, on ju. Meil oli väga põnev vestlus Railiga kogu see aeg. Raili isegi tahtis võib-olla mul hoopis mingisuguse 3. kulmu pähe joonistada, sellepärast et ma korra rääkisin midagi valest erakonnast. Sellest sõltus minu meik, kuidas ma ennast üleval pidasin seal. Aga me jõudsime konsensuseni ja kõik läks hästi nagu 2 kulmu ja kõik nagu. Aga ma nüüd ei mäleta, mis see küsimus oli sul. Et kus ma võtsin selle julguse. See sinu julgus tegelikult ikkagi 40%. Ma arvan, et see ikkagi tuli mingi, ega ma ju ei tõu, muidugi sa ju, ma ei tea, lähed magama, mõtled, et nüüd võiks küll nagu ju, tegelikult võiks nagu rohkem küsida rahi nagu, et tegelikult võiks seda raha rohkem olla, aga sa ei hakka ju seda mingi paari klienti seal peedistama sellepärast, on ju. Aga ma arvan, et see hinnatõusu teema tuli mul kuidagi see, et ma sain ilmselt julgustust oma mingitelt klientidelt, kes mul siis sellel hetkel nagu seal toolis käisid ja mõned kliendid käivad mul mitu korda nädalas oma erinevate projektide raames. Kuidas öeldakse, et sa ei ole ka siis usaldusväärne, kui sa küsid liiga vähe? Näed, et siis kõik ju mõtlevad, et mis see kala seal nagu selles mõttes on. Tooted sa mulle ikkagi näkku paned siin, eks ju. Ja mingil hetkel sa saad ikkagi nagu aru, et kui palju sa su see know-how nagu maksab, on ju, et su need oskused ja kogemused ja kogu see asi ikkagi nagu on nagu mingi väärtusega, et see ei ole lihtsalt, ma ei ütleks, et see on nagu lihtsalt see värv, mida inimesed tulevad minu käest siis nagu näkku saama seal, on ju, et ma arvan, et nagu see lisaväärtus, mida ma nagu seal inimestega nagu loon, et siinkohal võib-olla kõkutavad need, kes pole kunagi ise Krimmis käinud, on ju, aga käige ära, siis saate aru, millest ma nagu räägin. Et ma arvan, et see lisaväärtus on lihtsalt nagu niivõrd suur pluss selle juures ja olles ise siis selle kliendiga seal ütleme nagu kahekesi lähedalt koos, et ma tahan ka ise tunda ennast, et mind nagu hinnatakse, mis tõttu siis ongi nagu see, et ma saan ka nagu rahus siis oma aega veeta seal selle kliendiga ja tundagi, et see nagu minu aeg on siis nagu ka tasustatud. See oleb ka väga põhjalik, eks ju. See ongi see minu jaoks, mis sind eristab teistest, terased sõkaldest, eks ju. Et sa oled väga põhjalik, sa oled väga familiaarne, sinu poole saabki pöörduda, vaata. Mina arvan, et tee ära küll see podcast, pane endal mikrid püsti seal ja sealt tuleb igasugust. Ainult, et siis võib-olla ei hakka, siis ei tule seda infot, mis sealt nagu tegelikult by default tuleb, on ju. Võib-olla ja see võib ainuke. See on mingi tsensuur, aga tsensuur tuleb peale nagu. Midagi võib kodaratesse pilduda küll. Aga ajast veel rääkides, millal sul oli viimane nädalavahetus vaba viimati? Viimased jõulud, viimased jõulupeod näiteks. Oh my god, jõule ma küll ei mäleta. Et ma arvan, et see hakkab juba ruineerima mul MIS-i juba, siin on nagu, ma arvan, kahjuks hakkavad ära harjuma sellega, et mind ei ole jõulude ajal nagu normaalsel ajal olemas, on ju, et nagu tegelikult see ei ole võib-olla asi, mida aga nagu. Millal sa oled olemas nagu oma vanemate jaoks, on üldse sellised ei, ma ikka, ma olen nagu. Mis on need kõige vaiksemad siis perioodid üldse nagu meikeritel on midagi sellist? Tead, selliseid perioode ei ole, et üldiselt on nagu nii, et nagu ma jällegi oma Excelit seal vaatan, siis tegelikult ei saa öelda, et ala mingi jaanuar on hapukurgi hooaeg või ma ei tea, mingi aprill või september või midagi, et see tegelikult nagu läbi aastate
aastat ikkagi nii palju varieerub, on ju. Et mõni aasta võib sul olla september nagu aasta kõige vaiksem kuu, teinekord ta tõmbab sul top 3, on ju. Et selles mõttes seda kindlasti ei saa nagu selliselt, ma ütlengi, et see on päris suur nagu sihuke asi, mida ma ka hetkel ise õpin, et kuidas balansseerida siis seda, et ma leiaksin oma lähedaste jaoks aega, et ma küll olen oma vanematega ääretult lähedane ja ikkagi korra nädalas me nagu selles mõttes, noh, ma ei tea, teeme mingi pannkoogi hommiku või vähemalt nad käivad mul külas või jõuan mina sinna, et selles mõttes ma nagu leian aega oma lähedastele, aga jah, et sa pead ikkagi oskama Mulle meeldib, seda et sa oled kuidagi. jõudnud sinna vältimatusse kohta, mida tunneb iga edukas ettevõtja, kus tal on nagu kõike on piisavalt tegelikult finantspoole pealt või klientuuri poole pealt. Aga nüüd on nagu see raske koht, kus sa peaks endale veits otsa vaatama, et okei, minul kui Grimeerial läheb hästi, minul kui Railil, noh, võiks paremini. Noh, nagu sa ütled ka, et sa Jah. veel õpid seda, on ju. Et kas sa arvad, kas näiteks sinu probleemi võiks lahendada mõni koostööpartner, kes ta nii-öelda on sinu siis kas tugiisik või abikäsi, kas assistent võiks lahendada sinu näiteks ajapuudusprobleemi? No see, mul tuli kohe meelde see, et mul terapeut küsis mult, et suvel, et millal ma viimati puhkasin ja siis, kui ma ütlesin talle, et ja noh, see suvi oli nüüd siis 2022, on ju, et siis ma ütlesin talle, et 2017 puhkasin viimati, et selles mõttes jah, et Railil on oma aega vaja ja seda päevselgelt on nagu vähe tänasel päeval, aga samas on nagu, no see ongi sihuke keeruline koht, et ega sellist persooni brändi on nagu väga raske duplikeerida, et mis ma sellele assistendile siis annaks, et ma tegelikult nagu, no ma ütlengi, et ma algusaastatel tegin ka oma raamatupidamist, tegin ise, on ju, ja ma olin nagu täitsa bilansivõimeline, et all good, on ju, aga mingil hetkel jäi ajaressurssi väheks ja võtsingi nagu omale raamatupidaja, noh, elu parim otsus, on ju. Et natukene jäi nagu ajaressurssi nagu rohkem, aga mitte, et ma oleks siis selle nagu enda peale nagu raisanud, et ei, et ikka tõmbasin tööga peale, aga jah, et selles mõttes noh, ma olen mõelnud, et kuidas sellest natukene nagu võib-olla eemale astuda selles plaanis, et mul oleks nagu ka endal võimalik aeg maha võtta ja patareisid siin nagu täita ja nii edasi, et või laadida. Aga jah, et see on nagu sihuke nagu keeruline koht, et mis ma võin selle assistendi võtta, et mida ta siis teeb, et peseb mul pintsleid siis või. No see oleks tegelikult väga luks, et kui keegi kuuleb, et ta tahaks tulla pintslipesijaks, siis on koht avatud, on ju. Aga millest see on sul tingitud? Kas sellepärast, et sa nii naudid kõike seda teha või sa ei suuda öelda oma klientidele, põhiklientidele, kes sul kogu aeg käivad, ei, et kust see... No ma arvan, et eks see on nagu natukene on nagu see, et ma ju, tänasel ma arvan, et see on see üks lause, et enne saavad su klientidest su sõbrad, kui su sõpradest kliendid, on ju, et 1000% vastab tõele, on ju, et tänasel päeval tõesti väga paljudest mu klientidest on saanud mu väga head sõbrad. Ja nagu neile ongi selles mõttes raske nagu ei öelda, et sest see ongi nagu, ühest küljest ma teen nagu tööd, on ju, aga teisest küljest nad on mu sõbrad, ma veedan nendega aega, ma saan vähemalt see 1,5 tundi siis nagu... mingisugune altvedamine mingil määral, ma tundnud nagu isiklikus plaanis, et sa ütled, et ei, et mul on nüüd puhkus, et sa ei saa tulla. Kas oleks midagi sellist? Ma isegi ei mõtle seda, sest ma nagu ju ise olen ka huvitatud ju nendega koos aega veetmast, vaata, on ju, et pigem on nagu see, et ma olen nagu õppinud, et kui mul actually on nagu vaja seda vaba aega, et siis ma nagu jätan oma krimmikohvrid koju ja ma lähen, ma ei tea, teise linna või kuskile, et siis ma saan nagu telefonis öelda, et ma ei saa teha, sest mind ei ole, mind ei ole nagu, aga jah, et nagu noh, ma ütlengi, et mul on nagu nii ägedad kliendid, et ma nagu tõesti naudin seda protsessi, aga teisalt on nagu see, et kuhu nad siis nagu, kuhu nad vaesekesed lähevad siis. Nad nii usaldavad sind juba ju. Või et noh, jah, et usaldus on see ja eks teisalt ju koputab ikkagi see, et jah, et nüüd Greta on siin paar korda öelnud, et joo, jaa, et sul on kõik rahaliselt ilmselt hästi, on ju. Noh, ikkagi ma arvan, et minu sees on see Raili, on ju, kes hakkas kunagi seda tööd tegema, kes ju kõik kliendid võttis selle hirmuga vastu, et äkki jumala eest järgmine kord ei tulegi neid kliente, on ju. Et ma arvan, et sellest mentaalsest nagu faasist on ka nagu vaja kuidagimoodi nagu noh, see kuidagi nagu see hirmuvalitsus, et äkki nüüd, kui ma ütlen ei, on ju, või et mis siis nagu saab, on ju, pluss siis nagu tegelikult ka see, et kui sa oled nagu eraettevõtja, kui su ettevõte ei tee samal ajal tööd või ei too samal ajal raha sisse, kui sina puhkad, on ju, noh, siis ongi nagu aktiivne sissetulek, mis tähendabki seda, et kui ma nüüd võtan see 2 nädalat vabaks, on ju, siis see 2 nädalat tähendabki minu jaoks
jaoks 0 sissetulekut, 0 käivet. Et ma arvan, et sellest on nagu väga paljudel võib-olla nagu palgatöötajatel raske aru saada, on ju. Kas sa üle selle oled hakanud mõtlema ka mingit sellist asja koostada enda või teiste jaoks ka, mis tekitaks sul passiivset tulu? Kuidas ma seda, ei muidugi selles mõttes, et see mõte, et kas nüüd kuidagi üldse väljuda sellest sektorist või midagi muud nagu hakata tegema, mis nagu passiivselt tooks või mida iganes, eks me kõik nagu naudiksime seda. No koolitamine mulle tohutult nagu meeldib, on ju, ja ma nagu koolitan nagu ka päris palju, et mul on isegi siin mõned kliendid, kes käivad tihemini nagu koolitustel, et ongi nagu püsikoolitused. Aga see jällegi nagu see, et palju siis Eestis on nagu nii vähe inimesi, et palju sa siis nagu koolitad neid siin täpselt, on ju, et see ei ole nagu võib-olla selline, ta on nagu siuke sutsakas hea nagu teha on ju kuskil, aga see ei ole ju nagu jätkusuutlik, et sa nüüd terve oma selle äri rajad selle peale, et sa nüüd hakkadki nagu siin mingisuguseid selliseid koolitusi tegema. Mis sa üldse arvad, mis võiks olla väljund lisa passiivse sissetuleku suhtes meikaritel või just, kes pakuvad sellist teenust? Kas see võiks olla näiteks oma toote kujundamine või panedki mingisuguse koolituspaketi kokku või koolitad ainult koolitajaid või tähendab, vabandust, koolitad just ainult krimeerijaid. No selles mõttes, et oma koolkonna loomine sisuliselt. Kõik need variandid on selles mõttes tehtavad, aga siin nagu ma ütlengi, et minu jaoks natukene on see hetk, et kas seda, ja see on mul ka sotsmeedias, et nagu küsimus, et kas ma teen oma seda nagu kõike teen inglise keeles või ma teen eesti keeles, on ju. Et just kui ma teen eesti keeles, mul on väga palju eesti kliente, mul on ka väga palju rahvusvahelisi kliente, aga mul on väga palju ikkagi põhiklient on nagu eestlane. Aga samas, kui ma nagu mõtlengi seda, et seda nagu skaleerida, seda äri, on ju, et siis ma peaksin tegelikult suunama selle Eestist välja, mis nõuab ikkagi seda ingliskeelset tegemist, on ju. Siis, et ühesõnaga, siis ma mängin nende kahe vahel, et kumba ma nüüd nagu sihin vaata. Et kui ma panen inglise keeles, et äkki see ei kõneta nagu siis minu seda olemasolevat klienti, et aga ma ju ei taha, et ta nagu tunneks, et ta on nagu kõrvale jäetud, on ju, et ühesõnaga, et ma arvan, et sellel oleks kindlasti tulevikku, kui see oleks tehtud siis kahjuks küll öelda siin, aga inglise keeles nagu muudele turgudele. Et Eesti on lihtsalt nagu nii väike. Pluss on see, et ega eestlane ei osta ju teiselt eestlaselt väga palju koolitusi. Et eestlane on selline, et oota, ma guugeldan. Pluss on see, et nüüd on nagu ChatGPT, vaata, on ju, ma küsin sealt, on ju, ja YouTube'ist ja nii edasi tagasi. Pakud ühe idee? No, absoluutselt. Eestikeelsed koolitused erinevate sündmuste puhul. Reaalselt. Mul on nada ABC. Nii. Kuidas teha hommikumeiki, õhtumeiki, hommikul kohe tegema meiki, aga päevameiki, kodukontori meiki, saad aru, et see neid materjale on meeletult palju, aga need on nagu sa ütled. Ei, no mitte ainult seda, minu mõte on see. Aga ingliskeelsed või eestikeelsed on tohutult palju? Ingliskeelsed, okei. Eesti keeles on, ma väga vabandan, kui kedagi isiklikult solvan praegu, aga on väga noored tüdrukud, kellel ei ole mingid probleeme, mis on minu vanustel naistel juba, võib-olla on ju, saad aru. Ja teine asi, mis on, nad kasutavad tooteid, mis jäävad minu jaoks nii kaugeks. CTD näiteks, mina olen meeletult allergiline enamus toodetele, mis ei ole orgaanilised. Mul on nende lisakemikaalide vastu allergia. Hence, minu see asi, ta kitseneb, mul läheb pudelikael nii kitsaks. Ehk siis minu tooted on juba nii palju väiksema nagu ulatuvusega. Ja siis ma lähen sinna YouTube'i how to morning makeup, mingi organic products ja siis ma ei saa sealt mitte mingit vastust. Ja pealegi ma ei taha seda 15-aastast tüdrukut Ameerikast kuulata, ma tahaks kuulata Railit. Kas ma võiks nagu pakkuda sellise variandi välja, et teha selline platvorm, kus on eesti keeles kättesaadavad kõik need lihtsad ja loogilised. Kui sa lähed kaubamaja, teed mingi tutoriali, kui sul on näiteks see ja see asi, mis sind kimputab nagu. Ma saan aru, see on natukene niisugune üles filmimise vaev ja kõik see muu. Aga ma arvan, et Eestis ongi see, et miks pannakse ainult I guilty too nagu. Kulmuvärv, ripsmetuss, silmapliiats, põsepuna, lähme. Aga that's about it. Mina rohkem ei oska. Ja ära valeta, ma olen näinud siit küll nagu Grimmiga ja seal on nagu oskused olemas. aga lihtsalt siit idee.
et nagu kuhu maani mina oskan teha, aga ma tahaks veel ja ma olen nõus maksma. Aga võib-olla mul on sinuga raske klapitada aega, et kuule, tule, tee mul üks koolitus. Ma lähen sealt koolituselt ära, ma ei mäleta enam. Võib-olla ma ostan uue toote. Kurat, see on hoopis teine asi, mida ma sellega teen, vaata. Et palun tehke mul selgeks, mis on vahe lihtsalt nagu erinevatel toodetel juba on ju, aga tehke see nagu ka kättesaadavaks. Sa tahad ühesõnaga sellist eestikeelset koolitust, mis sind kõnetaks, on ju? Ja, aga small pieces, väiksed tükid nagu 10 mintsa, kuidas värvida näiteks, teha sireensilma. Saad aru, küsi mult 5 eurot. Ma klikin kuradi 5 korda nädalas sinna peale, ma arvan. Ja praegu on ka see, et nagu Greta ütles, et igast allergiad võivad tekkida mingite toodete suhtes. Ja sa ostad selle totsiku ja sul jääb see. Ja ma tean näiteks ka, et paljud tuttavad on üritanud hakata välja otsima, et missugused need ripsmedušid on päriselt siis võib-olla loodusse, et ei ole nagu neid kemikaale. Just. Ma olen aastaid 6+ kasutanud ainult vegan ja orgaanik tooteid enamasti, sest mul ei sobi, vaata. Mul hakkavad sügelema, mul tekivad villid, reaalselt, igast asju tekib. Ja ka nendes toodetes on väga palju crappi, ma pean ütlema, et on ripsmedušid, mis põhimõtteliselt tahistuvad ära õhku lihtsalt keset päeva sul. Üks naine leidis, et selles ripsmedušis, et see üks, et mis ta seal lõpuks, ma ei tea, millal nagu kuidas juhuse kaudu leidis ja siis ta rääkis kõigile ja kõik olid nii rõõmsad. Ja niimoodi see pluumibki, vaata, et tegelikult Eestis foon on selles suunas, et olla säästlikumad, ma ei tea, loodussõbralikumad, loomadesõbralikumad. Ma ei ütle, et ainult see nišš võiks jääda, aga ma mõtlen üleüldiselt. See võiks osake olla. See võiks osake sellest olla, et kui sul on. Ma saan aru, et sinna taha tuleb hästi palju mõtet, hästi palju tegu on ju ja kas see üldse kasumlik mingis plaanis oleks. Aga ma arvan, et need väiksed ampsud teevad selle asja nagu võib-olla suuremale rahva hulgale teeb kättesaadavamaks. Siit võib-olla ei tee. Lihtsalt see on minu probleem, mis vajab lahendamist ja ma oleks väga hea meelega ostaks ja reaalselt klikiks mingi 10 minuti videost ja ma arvan, ma ostaks küll mingi 50 eurtsiga. Why the hell not nagu? Siit ei tee. Võib-olla my work. Noted. Ma läksin nii kirglikuks kohe sellega. Sest see on Paganava kemikaalid, jah. Aga see tuli alles täiskasvanu heast huvitav, et praegu on ühiskonna muutub aina tundlikamaks ja see muutub aina suuremaks. Rita, ära pane seda nii õljuvaks. Minul lihtsalt tekkis, siis kui ma juba küpseks naiseks on, siis tekkisid allergiat, nii et selles mõttes. Ei, aga ongi. Selles suhtes, et ma tajun, et viimase 10 aasta jooksul on see aina suuremaks ja suuremaks läinud. Aga andes tagasi mikrofon Railile, et ma ei ole nii kirglik võtnud tagasi. Raili, mõned kindlakäelised soovitused nii naistele kui ka meestele, siis et kuidas loomulikku ilu säilitada? Nahahooldusega. Jooge vett, peske palun nägu. Millega pesta? Kreemitage palun nägu. Mitte seebiga vist, jah? Ei, ma ütlen ausalt, et mina pesen oma krimmi seebi ja veega maha, et selles mõttes, et ma olen siuke vana kool nagu. Kas ta mitte ei kuivata nahka? Tänapäeval ei ole nagu, ma ei tea, see ei pese selle pesuseebiga, selle rohelise mingisuguse nõukaaja seebiga, vaata, et pigem on nagu see. Millega mööda minnes veel sokke pesid ka. Et nagu tegelikult selles mõttes ma arvan, et see ei ole koht, kuhu nagu võib-olla keskenduda, et kui sa saad selle nagu sealt maha, siis oluline on lihtsalt nagu see, et isegi kui ta kuivatab, siis panedki sinna niisutavat kreemi nagu kõik igasugused seerumid, et tegelikult nagu see nahahooldus on nagu kõige A ja O, et ega meie grimeerijatena ka, me küll oskame, meil on see know-how olemas, kuidas neid punetusi ja asju seal nagu katta, aga ega see tekstuur jääb ikka alles, et ehk siis kui sa nagu kui see nagu nahahooldus seal ei ole nagu taga, et siis ei jää ükski, ma arvan, jumestus seal silmaga kena, et olgu see meeste või naiste puhul, et Insta filtritega see ikkagi tänava ringi ei käi, et selles mõttes need peavad ikkagi olema nagu ka lähedalt vaadatavad. Peab kannatama kõik ikkagi lähedalt. Oota, sa ütled siis, et vesi? Jah, vesi nii seespoolt kui väljaspoolt, nii et vee tarbimine on väga suur siis nagu pluss, siis niisutus ja kindlasti 365 päeva aastas Eestis päikesekaitse.
päriselt. no täitsa tõsiselt jah, et selles mõttes tegelikult ega see Aga meil pole pilvesilmaga päikest. ja aga pilvesilmaga tulevad täpselt samamoodi need kiired sealt läbi ja ega see Mhm. lõppkokkuvõttes ei olegi nagu see, et mida päike teeb, et ta teeb ainult pruuniks on ju, et ta tegelikult kärsatab ära meie neid pealmisi naharakke on ju, mis siis nagu nii-öelda kärbuvad ja takistavad uutel naharakkudel tulemast on ju, pluss on see, et teatud kiired lähevad sul kuni siseorganiteni nagu välja on ju, et kui sa neid juba mingil hetkel ei blokeeri on ju seal kasvõi alustades päiksekaitsekreemiga, noh siis sult ka nagu ei tule sealt neid värskeid ilusaid rakke enam nagu välja, et ja päikesekaitse tõesti vahet ei ole, on ta mees või naine või mida iganes, 365 päeva aastas. Pluss on see, et kui sa elad Tallinnas, Tartus, kus iganes suuremates linnades on ju, et see tolm, need kõik jääkained, mis siit lenduvad on ju, et noh, pigem mul on nagu see, et kui mul tuleb keegi ütleb, et oi, et ma üldse nagu, ma üldse ei meigi ennast ja ma ei pane kreemi isegi ja noh, et nagu no minu käest sa selle eest medalit nagu ei saa, on ju, et see, et sa enda nahka nagu ei kaitse nagu väliste mõjutuste eest, et nahk on kõige suurem hingamisorganism on ju, et kõik imendub selle kaudu on ju, et pigem nagu noh, pigem just pane sinna midagi peale, kui sa lähed õue, pluss on see, et meil siin nagu noh, ma ei tea, hommikul paistab päike, õhtuks on -15 on ju, et kogu see nagu temperatuur mängib nahaga, et kui sa tahad nagu olla ja näha nagu nooruslik ja hea nagu välja ka nagu nii-öelda küpsemas eas, et siis naha eest tuleks nagu alustada hoolitsemist ikkagi varakult, et mitte siis, kui sul hakkavad juba mingid asjad nagu ilmnema. No see on alati niimoodi, peidame või noh, et tegeleme tagajärgede, mitte algpõhjusega. Aga ma tahan sult küsida palun lahendame ühe müüdi. Nonii. Kookosrasv näos. Nagu mis mõttes nagu, et lihtsalt, et paned nagu näkku selle või? Sest väga paljud kasutavad, et ma panen ainult kookosrasva enda näkku, et see pidi hea olema. Ma olen massaažikoolis käinud. Kookosrasv on no-go näonahale. Et miks on läinud mingisugused õlid, mis tegelikult ei ole nagu... Ma arvan, et ma tean selle põhjust. Ma arvan, et see põhjus on selles, et kõik naturaalõlid sisaldavad SPF 6 nagu, ühesõnaga päikesekaitse on neil kuni 6 SPF-i on ju. Ja nad nagu arvavadki, et kui nad panevad selle loomuliku siis nagu õli endale näkku on ju, et siis neil on ka ühtlasi päikesekaitse olemas, neil on niisutus olemas ja nii edasi. Nagu õlil on nagu vahe on ju, et kas ta on nagu mingi jääkõli ja pannakse peale sulle lihtsalt silt, et organic mingi coconut oil on ju. Et kui ta ongi sul, ma arvan, kuskil, ma ei tea, kus iganes need kookosed kasvavad, on ju, seal puu otsast võtad alla ja tõmbad sealt on ju mingisuguse külmpressitud nagu kookose peal. Ma arvan, et siis ei teki neid nahaprobleeme, aga üldiselt jah, sellised jääkõlid on ju, mida meil siin ikkagi tööstuslikult väga palju müüakse, et need on ikkagi tõmbavad sul nahapoorid umbe ja lihtsalt ei toimu seda loomulikku naha hingamist, mis tõttu siis tekivadki igasugused vistrikud ja nii edasi asjad on ju. Pluss on see, et kui sa ummistad oma poore, siis ta annab ka su nahale erinevaid signaale, mis tähendab seda, et sul võivad sealt nagu tulla nagu igasugused erinevad talumatused on ju välja. Ehk siis ongi nagu see, et sa justkui keerad nagu nende valede asjadega siis oma nagu naha need õiged indikaatorid nagu paigast ära ja ta lihtsalt ei saa aru enam, et mille peale ta peaks reageerima, mille peale ta ei peaks ja siis ta hakkab lihtsalt kõige peale reageerima, mis tõttu sul ongi ülitundlik nahk on ju. Et mina soovitan, õliga on väga hea võtta maha jumestust, õli lahustab absoluutselt kõiki siis grimmi osakesi, on need siis eriefekti grimmid või mis iganes asjad need on, üldjuhul tulevad, enamus asjad tulevad õliga maha. Et selles ükskõik mis õli täiesti, sa võid võtta oma rapsiõliga, võid ka kodus võtta või kellel iganes, ma isegi tea enam, kellel tänapäeval rapsiõli kodus on, aga et kõik õlid põhimõtteliselt võtavad, see õli tekstuur lihtsalt lahustab kõiki grimmi osakesi on ju. Et imeline on sellega maha võtta, näkku jätta nüüd, ma ei tea, erinevaid maske võib-olla on okei teha, mina nagu jah, selles mõttes niimoodi nagu näokreemi asemel ka ei soovitaks õlisid on ju. Et aga jällegi ma arvan, et on inimesi, kes on nagu ma ei tea, memm õpetas on ju, olen 10. eluaastast seda teinud ja siiamaani elan sellega, et on ka neid kindlasti, et. Aga need, kes ei tahagi kreeme kasutada, sest seal on ei tea, mis keemia, eks ole sees, et kes ongi nii-öelda seda taimeusku, et kas, ma ei tea, sinu silmis on
mingisugune taimne või looduslik asi 100%, mis on muidugi, sobilik. muidugi, et selles mõttes ma arvan, et see on nagu, kui sa oled juba nagu tundlik, siis see on nagu sihuke katsetamise asi on ju, et tänasel hetkel on ju noh, ega ju looduslikke kosmeetikabrände on ka väga palju, need ongi nagu alguse saanud sellest, et keegi on kuskil olnud allergiline või tundlik. Et tänase tehnoloogia juures, no ma arvan, et see on lihtsalt laiskuse küsimus, kui sa ütled, et sa ei ole leidnud näiteks, et noh, ma arvan, et maailm on selle koha pealt nagu valla ja ma arvan, et väga palju on ka Eestis nagu selliseid taimi ja asju, mida nagu on võimalik ümber töödelda selliseks või no mitte isegi ümber töödelda, no ma ei tea, võtad selle, ma ei tea, võilille tõmmiseid ja mingeid asju on ju, teed sellest omale midagi, et kindlasti on nagu võimalik elada selliselt, et sa teed 100% looduslikult on iseasi, nüüd on siis hakkavad need ökomökod hakkavad siin on ju küsitlema seda, et aga see õhk, mis sinna nagu taime peale langenud on ju, et kas see ikkagi oli puhas või ei olnud on ju, et ühesõnaga, et siin võib minna nagu kuhu iganes suunas, et aga jah, ma arvan, et see ei ole mingi küsimus tänasel päeval leida endale nagu selline looduslik, mis iganes asi, mis tegelikult nagu töötab. Eestis on üli laialdane see asi ka, meil on väga hästi sellega. Või ma mõtlen nagu isegi selle tasemel, et sa nagu sul on see taimekene või mis iganes. Aga see Eestis ei ole mitte minu arust, kas see on see mingisugune, kas see on mingisugune mis see taimetark on, kes teeb oma mingisugust kooli siin? Ma isegi nime ei tea, aga ma tean, et mingisugune taimeinimene on siin, kes teeb oma mingid koole ja siis kõik käivad, õpivad oma mingeid asju. Ma arvan, et seal, mina isiklikult ei ole selle, ma arvan, sihtgrupp, aga sealt ma arvan, et saab päris palju nagu teada, Eestis on nõges teema. No näed Greta siin teab. Ma ise ei ole, pole läinud sinna küll, aga ma lihtsalt tean, mul on päris palju tuttavaid, kes räägivad sel teemal hästi palju, et siis praegu mõtlesin, et võib-olla siis kõnetan neid inimesi. Ei, absoluutselt. No ma ütlengi, et ei ole ju, ma arvan, et see vanarahva tarkus on nagu väga asi, mida nagu siis ikkagi ise ka nagu kahe kõrva vahele korra lasta, et ma arvan, et sealt on väga palju õppida, et aga mis on sinu jaoks, ma tahaks nagu küsida selle püant lõpu küsimuse, mis see sinu jaoks loomulik ilu on? Mis on minu jaoks loomulik ilu? No ma arvan, et loomulik ilu on see, et kui õnnelik inimene, ma arvan, et ongi õnnelik ja nagu selles mõttes enesekindel inimene on nagu ilus, et ma arvan, et see oli väga püant vastus. Plot twist. Ja kõik, ja Mikker, lülitame välja. Aga tegelikult ma tahan ühe asja veel, ma tahan kiusata selle meie saate viimase kiusu küsimusega, et kui sa ei oleks praegu Grimeeria ega finantssektorist, mis on sinu taust, eks ju. Mis sa teeksid, kui sa alustaksid uue ettevõtte? Täiesti null taustaga, sa unustad üldse enda minevikku praegu ära. Andmaks inimestele, kes võib-olla otsivad enda agasid või kust kohast alustada? Kui ma alustaks uut ettevõtte, aga ma ei tohi arvesse võtta ka neid oma mingid skill'e ega mingeid asju. Võid ikka, aga lihtsalt võib-olla mitte otseselt, et ma läheks ERR-i jumestuskunstnikuks või Grimeeriaks võtta. Kui ma alustaks ettevõttega tänasel päeval. Vaata nüüd ongi nagu see, et kas ma nüüd olen siin nagu sündinud ettevõtja või tekkinud ettevõtja on ju. Et mul kohe nagu isegi ei plahvata mingisugust asja. Mul lihtsalt tuleb nagu see, et ma arvan, et tänasel päeval ma ei tea, ma võib-olla õpiks rohkem mingit IT-d ja turundust, sest ma näen, et see on nagu võib-olla jätkusuutlik, mis ei vaja liigtarbimist, mille najale saab ehitada sellise ettevõtte, mis ei vaja ka su kohalolu, mistõttu sa saad olla võib-olla oma ajas vabam, et võib-olla midagi sellist. Midagi sinna valdkonda, aga muidugi mina ja IT, see on Railiga ei käi see võib-olla väga kokku, aga... Ma just mõtlesin, et nagu väga üllatusin, et sa IT-d... No näed, ma olen üllatusi täis, et selles mõttes. Raili on üldse väga mitmetahuline, aga tegelikult samas ka, et kui su taust on finants, et miks ma siis nüüd nii ka üllatun, et numbri inimene ja Excelid ja... Jah, aga see nägu peab ka olema seal ikkagi sümmeetriline, et natuke läheb ikkagi mataga kokku. Ma olin väga üllatunud, see oli lahe asi. Sain sinust väga palju rohkem teada. Et sinu juurde võib siis põhimõtteliselt raamatupidamist tulla küsima, jah? Ja mida kõike... Võin sulle oma raamatupidaja numbri anda. Väga hea, väga hea.
igasugused refereerimised mulle väga sobivad. Suur tänu, Raili, et tulid meile podcasti rääkima. Hästi no absoluutne vahva oli. au, absoluutne au. Hästi vahva ja ma loodan, et kõik su tuleviku suunad, kaasa arvatud minu siis idee, et sa võid mind kuskil alttekstina nagu mainida ka, et Greta andis mulle selle idee 10 minuti. Sa tahad nüüd komisjoni saada selle pealt tulevikus kindlasti, nii? Ei, seda ma isegi soovin, ma tahan natuke tunnustust. Ja jään ootama. Kiitmise vajadust. Aitäh, Greta, selle hea idee eest. Aga ole lahke. Juba tänad ette ära, see peab pärast tegema. Kuule, aga tuld tiivadesse ja täiega vahva ja loodame, et leiame jälle üksteist siis Krimmitoolis. Siis mikritega järgmine kord, ma saan aru, jah? Jah, kaameratega suunatud teile, võtame kaasa ja edu teil siis siin selle väga ägeda uue podcasti loomisel, nii et olen fänn juba. Kuule, aga tõmbame siis otsad meie jälle taas kord kokku ja järgmiste kordadeni. Järgmiste kuuldamateni. Tšau!